Oh. Tere! Oleme siin jälle S4 ees. Natuke aega on mööda läinud ja tööd on ka tehtud. Tarmo on asjal kätt pulsil hoidnud ja äkki räägib lähemalt. Audi ootab sõitmist. et me oleme, seniks on meie statistika Audi puhul, et me oleme saanud sõita 2 kilomeetrit ja maksnud 2 või sisuliselt 1000 euri kokku siis. Üsna muserdav ja arvestades ka seda, et tegelikult nagu me näeme, siis siin on nagu palju probleeme alles on. Et siin asjad muudkui nii-öelda paistavad, eks. Esiklaas on meil veel ilusa mõraga ja mis siin paistab, oi! Auto all on värsket õli. Just. Paneme võib-olla korraks auto sooja ja siis mõtleme vaikselt edasi plaani. See on ikka selles mõttes siin peab juba natukene mõtlema, kui gaasi vajutada, et ei ole lihtsalt, et vajutad gaasi. Natukene peab nagu pea vahel ka midagi toimuma, muidu on nagu ikka suht kiiresti aamenna. Sest kui see nagu ühe maasika ära teed nagu siin mingi kõrgel pöördel, siis on pidu läbi. Saab uuesti remonti minna ka. Mõnus hääl on. Tulime siia talveilma nautima. Me saime veel vist 2 kilomeetrit otsa sõidetud 1000 euro eest. Ehk siis auto hetkel on enam-vähem liikuv. Auto hakkab ära tasuma ennast. Jah, et enne oli Boltiga sõitmine odavam. Audis siis veidi lähemalt, et tehniliste tööde nimekiri on selline, et ma vist näitan seda salongis, aga sisuliselt me saime autole õli vahetatud ja sellised väiksemad asjad tehtud, et saab nagu julgelt proovida liikuda selle autoga. Kuidas oli siis kõrvalistmel olla 2 kilomeetrit? Jõudu on, natuke nagu tahtis külge ka visata ise, ma ei tea, mis siin toimus. Et väga sünge, hääled on õiged kõik. Jah, mõnusat häält teeb auto. Auto välimuse kohta, et seda ei ole üldse pesta saanud ega midagi teha, et jubedalt ihkaks ja tahaks veidigi vaadata, mis selle, sest see on tegelikult väga ilus sinine värv. Kaitseb porikiht on peal. Jah. Tegelikult tuleb au anda, et 2005 aasta S4X, mis on siis 16 aastat vana, eks? Jah. Sisuliselt, jah. Ja tegelikult roostet sellel autol sisuliselt ei ole. Mõned alged on, põhjalt kindlasti on rohkem nagu, aga muus osas väga hea. Summutit mäletate, eks? Et summuti osas Rasmus paneb perest ühe pildi siia, et summuti oli meil traadiga kinnitatud. Et nüüd te siis teate, kuidas S4 summutit kinnitada auto külge. Üks sõber aitas meil selle ära keevitada, et nüüd on parem. Nii, teeme väikse kelgusõidu ka. Auto töötab. Väga hea. Teeb kaapsu, et tegelikult sellise libeda platsiga ei ole vist nii palju kilovatte vaja isegi. Ei ole, jah. Tule sisse, lähme vaatame edasi. Rohkem ei tohi. Aga esimest käiku kuulsid enne. Jah. Selles mõttes, et 5000 pööret see auto on nagu, esiteks tal kõik rattad käivad nagu võrdselt ringi. Ja see on nagu ikka täitsa kosmosne. Et teise käiguga kahjuks linnas ei saa nagu vajutada lõpuni, sest siis oled juba nagu 90 juures omadega. Väga teissugune auto. Nende 2.0 diislit vahele siin. Ma just mõtlesin, et kui selle Octavia RS-iga oli salongi pandud kõlarist tulema see hääl, siis siin tuleb päriselt ka mehist häält ikka sisse. Ja selle täpsustusega veel, et selles autos see auto karjub sulle väljast hoolega, aga siia salongi sa kuuled nagu mingit natukene seda müdinet, seda V8 sellist spetsiifilist müdinet. Siin piltlikult öeldes kõrval mingid spordiharrastajad, kes nagu, kellest me möödume, siis neil nagu pead käivad kõigil selle autoga, kuhu see auto liigub, et see hääl ikkagi jääb nagu mujale ka silma.
Aga nüüd me saame siis veidi rääkida tehnika juttu, eks? See auto ei olnud meil liikuv auto sisuliselt, kui me ta esimeses episoodis näitasime. Ja roolivõimu pump tegi häält. Ei teadnud isegi, mis tal kõik viga võib olla. Kõik oli kahtlane. Paberi sööb kõike, eks? Et tegelikult see on siis osa sellest, mis meil siin tehtud sai. Aga kohe, kui me selle auto eelmises episoodis siis nii-öelda seisma panime, siis tegelikult ongi nüüd möödunud sisuliselt 2 nädalat. Ja see auto on 2 nädalat remondis olnud. Ei on nagu kõik päevad järjest. Okay. Pigem oli selline varuauto, et kui midagi muud nagu teha ei olnud, siis remonditi S4. Et nii saab siis enam-vähem mõistliku hinnaga selle auto remonditud. Esimene asi oli roolivõimu pump. Selles mõttes enne oli see selline asi, et sa ei tahtnud lihtsalt rooli pöörata, sest see hääl oli nii meeletu. See roolivõimu pump on selline detail, et ta on kuskil mootori küljes sellel S4-l ja mingi jumala eriline, et Eestis vaatasime roolivõimu pumpasid ja saime hinnapakkumisi mingi 300 euroseid, 400 euroseid pakkumisi, et ausalt öeldes ei tõstnud käsi nagu ja siis lõpuks saime välismaalt 150 euro eest endale uue roolivõimu pumba. Siis kui auto seisis, siis jälle üks pilt, aga seal all oli nagu hunnikutes õli. Siis kuskilt lekkis veidi mootori juurest õli, see on veel täpsustamata. Ja siis jahutusvedeliku leke oli ka meil, et meil olid kõik lekked. Võrdleks seda nende internetiostudega, et teed AliExpressist endale mingisuguse ägeda tellimuse ja siis kui kohale saabub, siis see toode ei ole üldse selline, nagu sa tellisid. Sellesse autosse siis rõõmsalt sisuliselt 10 liitrit õli. Siis vahetasime ära salongifiltri, kütusefiltri, õlifiltri. Tõstuki peal selgus sisuliselt, et Audit ei ole nagu väga armastatud varasemalt. Et esisilla remondi komplekt, tagasillas, kõik uued nii-öelda asjad. Ja sinna see aeg kulus tegelikult, et sisuliselt iga polt või asi, mis oli vaja lahti saada, siis oli kinni roostetanud. Ühesõnaga, tehniline seis on aksepteeritav, et legaalselt ringi sõita proobnumbrimärkidega. Et sisuliselt ülevaatuselt me läbi ei saaks selle autoga täna. Siis kui me ära tellisime auto oksjonilt Rasmusega, siis Rasmus mingi hetk vaatas, et kus käetugi on. Nagu, et kuidas see võimalik on, et käetuge autol ei ole. Täna sellega sõites ma nagu pööraks selle isegi mõtteks, et ausalt öeldes selle autoga on mõnusam, et seda ei ole. Sul on käiguvahetus palju nagu vabam. Ausalt öeldes ei tahaks nagu ära sõnada, aga see V8 osa on meil hetkel päris soliidne. Et mingid väga meeletult halbasid helisid ei ole tuvastanud mootorist. Saame kohvi, aga jälle kohvitopsi pole või? Üks on. See oli lihtsalt poole parem siis. Ja poole odavam, rohkem, 3 korda. Siin on auto küll vist. Mul oli B6 kerega Audi kunagi ja ma mäletan, et tal oli mugav iste, aga nagu see iste on top of the line. Et see on nagu, ja üldse see tegelikult Audi feel ikka, suht kvaliteetne. Siin on palju pesu vaja teha. Ja, sellega tuleb tõesti see põhjalik video ka lõpuks, ma arvan, et... Ja. Sellest tahaks lahti saada. On mingeid trikke, aga niimoodi, et need kruvi kohad siin näha ei oleks. Sinna läheb korgi tasemele. Selle auto puhul vist inimesed ei arva, et tegemist on taksoga. Et keegi ei ole nii loll, et ei sõida S4-ga taksot. Kui need just meie ei ole. Prooviks päev Bolti taksojuhina. Kui me auto kätte saime, siis meil oli selline S4 matt siin olemas. Selle me äkki isegi saame kinni siia uuesti tagasi. Võib-olla jääb alles. Aga miks ma sellest räägin, on see, et me otsustasime selle põhjal, millised matid me ostame endale. Ja need on ikka tuuningvärk. Tuuningvärk ja kleepsist see pole juba siin. Ja ei, siin ei ole lihtne koht, siin on mingi tuuning ettevõte. Aga sellised uued matid, et eelmine omanik otsustas jälle meile mingid esimesed matid ainult jätta. Et siis nüüd me pidime selle vea parandama, saime komplekti. Ja tagumised on sellised lihtsad, aga ette me otsustasime exclusive matid osta. Yes. Mitte tavalisi. Auto on veits siuke teistsugune, et siis mõtlesime seda jätkata nagu väikse kiiksuga. Ja siis salongiga lõhnama, eks? Et selles mõttes auto finess, et neid on siis Autojoy lehel olemas täitsa. Et täitsa meeldivad lõhnakuused on. Et
et selle jätame ka kuskile siia vedelema. See tekitab nii tugevasti lõhna, et seda kuskile nagu puhuri juurde ei tahagi ausalt olles panna. Ja. See on nii tugev see, et exclusive. Aga saime sõita nüüd lõpuks autoga. Ja, kõik see vaev ja raha ja kõik see on väärt seda. Ja. Et tahaks rohkem sõita. To-do list jätkub tegelikult, et auto valmis ei ole. Tööd ei ole lõppenud, selles mõttes, et enne ei ole mõtet isegi proovima hakata seda autot registreerima ja ülevaatusele minna. Ja siis tegelikult saame hakata ilusaks tegema. Ehk siis rohkem ise katsuma autot. Ehk siis on oodata ühte Audi ilusaks tegemise videot. Seekord seest ka siis tööd päriselt, et arvestame lisaks sellega, et siin on mingid detailid, mis me nagu arvestame kohe ilmselt poleerimise käigus, et see läheb värvimisse. jah. Et uskuge mind, siit tuleb veel üks väga ilus auto taastamine välja, et ise ka väga ootame seda aega. Tõmbame tänaseks video kokku ja jääge ootama järgmist videot ja likes ja subscribe. Olgu, tšau! Olgu, tšau!